Suur hulk lund on muutnud aga majade katused raskeks ning lumesuladest tasub olla tähelepanelik langeva lume ja ka jääpurikate osas. Sellise katuse lumest puhastamine võtab 5 inimesel aega umbes 4 päeva. Töömehed telliti koos esimese suurema lumega ja puhastust alustatakse enne jäidet. Järgnevatel päevadel võib lumekoristus muutuda vaevalisemaks. Kui ennem oli selline kohev pehme lumi, siis seda oli tõesti on mugav eemaldada, ei ole nii vaevarikas, aga kui me juba siin kõnnime peal, see tunnete, et on koorik siia peale tekkinud sellele lumele, ehk siis ta läheb jäässe ja lõpuks siis peab seda lund tegelikult lõhkuma sealt lahti. Tallinnas pole aga piisavalt ettevõtteid, mis suudaks kõik majad korraga lumest puhtaks teha. Seetõttu peavad paljud elamud lumekoristust veel ootama. Kai Tuts on maja haldur kokku 17 korterelamus. Tema sõnul ei vasta mitmed lumekoristusettevõtted praegu telefonile ega e-kirjadele. Kui helistada, kui ka kätte saab, siis paljud ütlevad otse välja lihtsalt, et neil ei ole võimekust, neil on kõik masinad, inimesed on tööd täis, nad lihtsalt ei jõua. On selliseid, kes küll lubavad, aga mitte kuidagi moodi lihtsalt lubadustest suurt kaugemale ei jõua. Tallinna munitsipaalpolitsei ametijuhi Aivar Toompere sõnul on jääpurikaid õnneks veel vähe. Lume tõttu ohtlikke maju on aga igas linnaosas, seega tasub olla tähelepanelik ja lume äraveoks kannatust varuda. Varasema kogemuse põhjal võin öelda siin varasematel aastatel, et tegelikult tekivad järjekord ja päris mitme nädala pikkused kohe, sest kõrgustes ikka iga mees töötada ei tohi ja nad peavad omama vastavat ettevalmistust ja turvavarustust. Tänavu langeb suurem sula just pühade ajale, mistõttu võib lumekoristus aega võtta veelgi kauem.